Armsad sõbrad, taas on jõudnud kätte paastuaeg, need 40 pühapäeva, mis eelnevad Kristuse kannatuste, surma ja ülestõusmise pühitsemisele. Meie tänaseks evangeeliumiks on paastuaja esimese pühapäeva traditsiooniline vanakiriklik evangeelium, mille me leiame Matteuse evangeeliumi 4. peatüki algusest. See kõlab nõnda. Siis viis vaim Jeesuse kõrbesse, kuradi kiusata. Ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus lausus talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata Issandat oma Jumalat. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis ütles Jeesus talle, mine minema, saatan, sest kirjutatud on, kummarda Issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis jättis kurat Jeesuse rahule ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. See evangeelium kõneleb meile Jeesuse avaliku tegevuse või, nagu ma tegelikult parema meelega ütleksin, Jeesuse avaliku teenistuse algusest. Ja et me saaksime sellest paremini aru või seda paremini või sügavamalt mõistaksime selle sündmuse tähendust, just nimelt Jeesuse avaliku teenistuse alguses. Selleks me peame tegelikult minema tagasi päris algusesse. Sellesse hetke, kui Jumal ütles esimesed inimesed patule ahvatlenud maole, ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Naise seeme, kellest Jumal siin kõneleb, on Jeesus Kristus, meie õnnistegija. Jumala ainusündinud poeg, kes sai inimeseks, et inimesed oma püha elu, oma kannatuste, oma surma ja ülestõusmise läbi lunastada. Tema on see naise seeme, kes on purustanud mao pea, kuigi madu on tema kanda salvanud, piltlikult öeldes, see tähendab, ta pidi selle nimel, mida ta oli tegema tulnud, kannatama ja koguni ristil surema. Veidi hiljem nimetab pühakiri teda mitte enam naise, vaid Abrahami seemneks. Vahel tõlgitakse eesti keelde ka Abrahami sugu, aga tegelikult originaalis kasutatakse sõna seeme. Kristus on Abrahami seeme, nii nagu kinnitab ka püha apostel Paulus oma kirjades. Tema on see Abrahami seeme, kelle kohta Jumal andis tõotuse, et ta saab õnnistuseks kõigile maailma rahvastele, kogu inimsoole. Tema nimel
õnnistavad endid kõik suguvõsad, kõik rahvad maa peal. Selle tõotuse täitmiseks valiski Jumal Abrahami, kelle seemneks ta Kristust nimetab, aga ta valis ka Abrahami järeltulijad Iisaki ja Jaakobi ning neist viimaks sündinud või tõusnud Iisraeli rahva, selle Jumala rahva, valitud rahva, nagu tihtipeale öeldakse. Aga siin tuleb kohe rõhutada, et Iisraeli rahvas on küll jah valitud rahvas, aga ta ei ole valitud mitte pelgalt või ainult iseenda pärast, vaid Iisrael on valitud ja kutsutud kogu inimkonna pärast. Võiksime öelda ka kogu inimkonna esindajana, sest selle rahva hulgast on liha poolest, oma inimloomuse poolest pärit Messias, meie lunastaja. See on Iisraeli rahva valitud olemise kõige esimene ja olulisem tähendus, et tema hulgast on tõusnud Messias, õnnistegija, päästja, kogu inimkonna lunastaja. Ja nii on kõik see, mida me loeme pühakirjast Vanast Testamendist Iisraeli rahva ajaloo kohta, eelpildiks ja ettekuulutuseks ja ka manitsuseks ja hoiatuseks, nii nagu apostel Paulus ütleb, meile see on öeldud selleks, et me saaksime midagi teada või et me saaksime paremini aru Kristusest ja tema missioonist, temas teostunud lunastusest. Iseäranis kõnekad on selles kontekstis Iisraeli rahva päästmine Egiptuse orjapõlvest, läbiminek Kõrgja merest või Punasest merest, 40 aastat kestnud rännak läbi kõrbe ja viimaks tõotatud maa pärimine. Ja siit me nüüd jõuamegi meie tänase evangeeliumi ja ka sellele vahetult eelneva juurde. Nii nagu Iisraeli rahvas pääses Egiptuse orjapõlvest, minnes läbi Kõrgja mere või Punase mere, nii alustas ka Jeesus oma avalikku teenistust nii-öelda veest läbi minemisega. See tähendab ennast Johannesel ristida laskmisega. Tuletame meelde, Johannes kuulutas meeleparanduse, patust pöördumise hädavajalikkust ja selle märgina ta ristis inimesi, kastis nad vette, justkui neid vanale elule uputades ja lastes neil uuele elule sümboolselt üles tõusta. Muidugi ei võinud ristija Johannese ristimine seda teostada, seda teha, aga see oli pilt, see oli sümbol, mida teha lastes inimene tunnistas oma patu kahetsust ning vajadust meeleparanduseks ja tahet meeleparanduseks. Jeesus, kellel ei olnud pattu, ei vajanud meeleparandusristimist pattude andeks andmiseks. Tal ei olnud seda tarvis. Ristija Johannes ise ütles talle, kui Jeesus tuli tema juurde, et minul on vaja, et sina mind ristiksid ja nüüd tuled sina minu juurde. Aga Jeesus laskis ennast siiski Johannesel ristida, nagu ta ütleb, et täita kõike õigust. Milleks? Selleks, et kinnitada seeläbi oma ühtekuuluvust inimsooga ning seda, et ta on tulnud, et võtta enda peale, enda kanda meie kõikide patud. Johannes ütles ju pärast Jeesuse ristimist tema kohta, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patud. Jeesust ei ristitud mitte tema enda pärast, vaid meie pärast. Ning Iisraeli rahva orjapõlv Egiptuses, see on pildiks
kogu inimkonda aheldavast patuorjusest. Ning läbiminek kõrkja merest on eelpildiks, sümboliks ristimisest, mis on meid Kristusesse ristituid sellest patuorjapõlvest päästnud. Me oleme koos Kristusega ristimises surnud ja maha maetud. Patule ja kurjale me ei ole enam patuorjad ja me oleme koos temaga üles tõusnud selleks, et käia uues elus Jumala Isa kirkuses. Me ei ole enam ülekohtu teostajad, me ei ole enam ülekohtu relvad, vaid me oleme antud õiguse teenistusse, nii nagu apostel Paulus kirjutab Rooma kirja 6. peatükis. Aga nagu Iisraeli rahva läbiminekule veest, Kõrkja merest või Punasest merest järgnes 40 aastat kestnud kõrberännak selleks, et nii nagu Jumal ise ütleb Moosese kaudu, Iisraeli rahvast proovile panna ja Jumala käskude järgi käima õpetada. Nii järgnes Jeesuse veest läbiminemisele, Jeesuse ristimisele 40-päevane paastumine kõrbes ja see, et ta nende 40 päeva järel katsuti läbi kuradi poolt. Iisraeli rahvas paraku näitas teda tabanud katsumustes üha ja üha oma sõnakuulmatust, oma usaldamatust Jumala suhtes, oma truudusetust Jumalale ja temaga sõlmitud lepingule. Jeesus seevastu jäi ustavaks nii oma usalduses Isa vastu kui ka oma missioonile. Missioonile, milleks oli anda oma elu lunaks paljude eest. Jeesus ise ütleb oma missiooni kohta, inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Vaatamata kõigile kiusatustele, vaatamata kõigile katsumustele, vaatamata rängale piinamisele ja teotusele, mida ta pidi taluma oma maise elu lõpul, jäi Jeesus sellele missioonile ustavaks. Ta jäi ustavaks oma Isale, ta jäi ustavaks armastusele, mis täitis teda nii Isa kui ka meie vastu. Jeesus tuli, nagu ma juba ütlesin, selleks, et täita kõike õigust. Jeesus on oma kuulekusega korvanud inimkonna sõnakuulmatuse, ka meie sõnakuulmatuse. Ta on oma alandlikkusega korvanud meie isekuse ja ülbuse. Püha Paulus ütleb, et Kristus Jeesus alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Kui esimene inimene oma sõnakuulmatusega tõmbas kaela hukatuse kogu inimsoole, siis see uus Aadam, Jeesus Kristus, on oma sõnakuulelikkusega päästnud meid sellest hukatusest, patu, ülekohtu, kurja ja surma orjusest. Jeesust kiusates püüdis kurat, see lõhestaja ja hingevaenlane, kõigepealt Jeesuse missiooni kahtluse alla seada. Ja see tuleb esile juba selles väliselt aupaklikus, aga sisuliselt provotseerivas pöördumises Jeesuse poole, selles, kuidas ta teda kõnetab või kuidas ta teda üles kutsub ka ise oma missiooni, oma kutsumust kahtluse alla seadma. Kui sa oled Jumala poeg. Kurat on ikka algusest peale olnud kahtluste külvaja. Nii külvas ta kahtlusega Eeva hinge, kui ta ütles, kas Jumal on ikka tõesti öelnud. Nüüd ta küsib Jeesuselt, kui sa oled Jumala poeg. Jeesus teadis, et ta on Jumala poeg. Tal ei olnud selles
mingit kahtlust. Ja isa oli seda talle ka alles äsja ristimisel kinnitanud. Sest kui Jeesus tuli ristimisveest välja, siis kostis taevast isa hääl, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Jeesus teadis ka, et Jumala pojana tal on jumalik meelevald. Ta tõepoolest suudab teha kividest leiba, ta suudab teha palju suuremaid tegusid. Aga Jeesus teadis sedagi, et tõeline elu on ainult Jumalas ja igas Jumala suust lähtuvas sõnas, mis tuleb usalduses vastu võtta ja mida tuleb samasuguses usalduses järgida. See on see, millest inimene tõeliselt elab. Isegi mitte leivast. Inimene, kes püüab elada ainult leivast, peab ühel hetkel ikkagi surema. Me teame seda väga hästi. Aga inimene, kes elab Jumala sõnast või kõigest, mis lähtub Jumala suust, eeskätt, kes elab sellest jumalikust sõnast, kes on tulnud ja saanud lihaks, see inimene elab igavesti. Teise kiusatusega püüdis kurat seada kahtluse alla isa ustavust oma poja suhtes, tema hoolivust või hoolitsust oma poja eest. Jeesus lükkas sellegi kiusatuse tagasi. Tal ei olnud vaja seda Jumala ustavust ja hoolitsust proovile panna templi harjalt alla hüppamisega. Sest Jeesus teadis, et tal ei ole mitte mingit põhjust kahelda ei Jumala oma isa ligiolus ega headuses ja heas tahtes. Jeesus teadis seda mitte ainult sellel hetkel, kui kurat ta sinna templi harjale viis, vaid Jeesus teadis seda ka siis, kui ta oli ühel teisel kõrgel kohal, kui ta oli Golgata mäel, kui ta rippus ristil ja kui tema vaenlased talle mõnitavalt ütlesid, sina, kes sa lammutad templi ja 3 päevaga üles ehitad, päästa iseennast. Kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla. Jälle seesama, kui sa oled Jumala poeg. Ta on lootnud Jumala peale, eks tema päästku ta, kui ta teda tahab. Ta ju ütleb, et ta on Jumala poeg. Need Jeesuse mõnitajad teevad siin sedasama kuradi tööd, millega saatan ise püüdis teda kõrbes kiusata. Kui sa oled Jumala poeg, siis peaks Jumal ju sinust hoolima. Jeesus teadis, et isa hoolib temast, et isa armastab teda. Jeesus teadis, et isa on alati tema juures, et ta on isaga üks ja Jeesus jäi oma isale ja oma kutsumusele ustavaks. Iisraeli rahvas oli nii kõrberännaku ajal kui hiljem pealakkamatult oma Jumalas ja tema headuses kahelnud. Ta oli nurisenud. Ta oli Jumalat proovile pannud. Ta oli üritanud Jumalat vahel isegi mõne teise nii-öelda Jumalaga, jutumärkides Jumalaga asendada. Tuletame meelde lugu kuldvasikast, mille kohta öeldi, et see Iisrael on nüüd sinu Jumal, kes tõi sind Egiptusest välja. Võiksime öelda teatavas mõttes, et Iisraeli rahvas püüdis ennast Jumala asemele upitada. Jeesus seda ei teinud, kuigi tema on Jumala ainusündinud inimeseks saanud poeg. Jeesust ei suutnud ahvatleda isegi kõik maailma kuningriigid ühes kogu oma hiilgusega, sest Jeesus ei tulnud mitte inimesi mingi meelevallaga enda alla heitma, vaid Jeesus tuli, nagu ma juba tema sõnu tsiteerisin, selleks, et teenida, selleks, et anda oma elu lunaks paljude eest. Jeesuse kuningriik ei ole siit maailmast. Sellel maailmal ei ole talle pakkuda midagi muud kui teotused ja kannatused. Jeesuse autrooniks siin selles maailmas
sai häbistav Golgata rist, millelt valitsedes ta on sundinud taganema ning tallanud jalge alla nii patu, surma kui kuradi, tuues neile, kes on ristimises temaga üheks saanud, kes on seeläbi saanud Jumala lasteks, uue ja igavese elu lootuse. Maailmalt ei ole Jeesusel saada mitte midagi peale kannatuste, teotuse ja surma, nii nagu ma ütlesin. Aga maailmal, see tähendab meil, on temalt saada kõik. Tõelise ja igavese elu täius, Jumala ligiolu. Selles, kuidas Jeesus vastas kuradi kiusatustele, saavad nähtavaks nii tema usaldus ja armastus Isa vastu, kui ka tema ustavus sellele päästemissioonile, mille täitmiseks ta oli sündinud, mille täitmiseks ta elas ja pühendas kogu oma elu ja ka oma kannatused ja surma. Sellest saab nähtavaks Jeesuse valmisolek anda ennast lõpuni meie eest, meie päästmiseks, sest ta armastab meid. Hoolimata kõigest meie patust ja ülekohtust ja nõtrusest, ta armastab meid. See võib tunduda mõistetamatu ja sõnul seletamatuna, aga ta tõepoolest armastab meid. Tema on see, kes on patu, surma ja kuradi ära võitnud ning tema võit nende üle teeb vabaks ka meid. Ka meie oleme võitjad koos temaga. Jumal on Jeesuses Kristuses teinud meie heaks midagi palju enamat, kui oli kord Iisraeli rahva päästmine Egiptuse orjapõlvest ja viimine tõotatud maale. Ta on meid päästnud patu, kurja ja surma orjusest. Ta on meile kinkinud igavese elu lootuse. Tõotatud maa, mis ei ole mitte maine, vaid mis on taevane ja igavene. Selle on Jumal meile Jeesuses Kristuses kinkinud. Ja selles, kuidas Jeesus vastas kuradi kiusatustele, kuidas ta neist võitu sai, selles meie tänases paastoaja esimese pühapäeva evangeeliumis saab nähtavaks see, kuivõrd pühendunud on Jeesus oma missiooni täitmisele. Tema missiooniks on meie õndsus ja igavene elu.